teekond viib meid siis juba üsna tavapäraselt Triestest Muchasse. Aga see on mõningane kordus muidugi, aga seekord on sihtpunktiks Mucha üks kõige vanemaid arhitektuurilisi objekte. Vana Mucha, Mucha Vecchia keskuses asuv Santa Maria Assunta kirik, mis on piirkonna varasemaid vanemaid sakraalhooneid ja tegelikult pärineb tõenäoliselt kuskilt 9. sajandist. Olnud siis seotud siinse piirkonna ajalooga ja seal on ka säilinud mõned väga vanad ehitusdetailid, freskod päris selle kiriku algajast. Et läheme seda üle vaatama ja teekond kulgeb taas nagu ikka Delfino Verde laevaga. Sel aastal liinile tulnud täiesti uus kiirlaev, mis siis vähem kui poole tunniga kenasti viib Triestest Muchasse. Ja see on kindlasti parim viis, kuidas sinna kulgeda. Saab bussiga, aga aus olla siis tunniajane sõit ei ole väga põnev. Vahepeal on natukene põnev ja ilus ka. Aga sellegi poolest need vaated Triestele, mis siit merelahelt avanevad, on seda väärt, et võtta see laevasõit ette. Ja nagu näha ka mitte just väga rahvarohke täna, tuleb valida õigeid kellaaegu, õigeid väljumisi, siis on rahvast vähem, aga Trieste elab läbi praegu turismibuumi ja näiteks eelmisel hooajal, siis 2024-2025, bookingus Trieste otsingute arv kasvas ligi 400%. Ma arvan, et see on kõik puhtalt minu tehtud videode teene ja turiste väidetavalt on siis rohkem, kuigi jällegi peab ütlema, et ega see nüüd väga silma ei paistnud ja nii Trieste kui Mucha on sellised üsna rahulikud linnad ja arvestatav osa sellest turismist tuleb siis kas Itaaliast, Saksamaalt ja lähikonnast Sloveeniast. Aga, mis sai mainitud, nägime sel aastal ka eestlasi. Aastal, kus ei oleks eestlasi. Ja taustaks siis Triestes üldse elab ligi 200 000 inimest. Turiste aastas on 1 miljoni ringis. Ja siin siis kohe ka vaatad Trieste sadamale, suur vaba sadam, üks olulisemaid kaubasadamaid ja üks olulisemaid naftasadamaid. Näete siin, üks naftatanker ongi liikumas sadama poole. See on üsna tavaline nähtus, kus see nafta tuleb ja siin pikalt arutama. Siin kenasti on võimalik näha seda, neid merelisi operatsioone, mis siin toimuvad ja kuidagi see väga siin just ei häiri. Ja juba seal taamal paistab siis ka Mucha linnakene, mis on mäe peale kerkinud. Teekond Mäkke viib siis bussiga. Kõrge see mägi ei ole, kirik asub kuskil 170 meetrit merepinnast. Natuke vähem kui Munamägi, aga sellegi poolest sealt avanevad üsna kenad vaated Triestele. Ja päris lõpppeatus, ütleme niiviisi, just väga rahvarohke nagu näha see. Ja ümbrus seal ei ole, aga siin on siis olnud Mucha Vecchia asula juba tõenäoliselt 8. sajandist enne meie aega on asustuse jäljed, võib-olla veelgi varasemad erinevad allikad, erinevaid seisukohti pakuvad, aga kindlasti 2. sajandil jõudsid siia juba roomlased ja siia rajati kindlustatud asula. Siin on olnud Mitra templeid ja teist sellest näeb siis ka väikeses toredas Mucha arheoloogia muuseumis alllinnas. Aga siin oli siis algne asula Vana Mucha või Vana Mucha Vecchia, mis küll
krestelaste poolt ühel hetkel põhjalikult rüüstati, see oli vist 14. sajandil. Mucha nimelt oli siis sageli just pigem Veneetsia eelpostiks ja kohalik võitlus käis näiteks soolaväljade üle. Nii et see vana asula rüüstati, aga kirik jäi püsima ja püsti. Tõsi küll, nagu asustus siia ümber ei tekkinud, nii et see on taastunud suhteliselt hilja. Aga me siiski võime nagu minna tagasi veidi varasemasse aega ja kujutada ka ette, kuidas see vaade siin merelahele avanes ja vaade siis kogu sellele piirkonnale. See oli ka kiriku üks funktsioon, olla selliseks maamärgiks ja vaatluspostiks. Seda, mida merel oli toimumas, oli võimalik siit jälgida, võimalik praegu ka suurepäraselt. Kaamera ei ole päris ideaalne selleks. Ja kui nüüd hästi terase silmaga vaadata, siis tegelikult vastaskaldav ägedes on siis teine suur kirik, mida loodetavasti läheme vaatama järgmises videos. Aga siin sellised kenad vaated ja tagasi tulles selle ka turismi juurde, siis sellest on palju juttu olnud Eestis, et turiste on rohkem. Vist mainisin, 1 miljon turisti külastab Eestit aastas, linnaelanikke siis 200 000. Muchas elab 12 000 inimest. Mucha on päris kenake linnake ja tal on ka oma ka lähiajalugu. Nii et siin on mingeid päris põnevaid lugusid ehk veel rääkida. Arhitektuuriliselt muidugi väga kütkestav, vanu Veneetsia arhitektuuri peegeldavaid hooneid on siin üksjagu palju. Aga nüüd siis Neitsi Maarja taevasse võtmise kirik. Ja tõesti on selline mingis mõttes osa erakordne objekt. Ja varasemad ehitusjäljed ja detailid sellest kirikust on 9. sajandist. Tervik sai valmis 11. sajandil. Ristisõdade aeg ja Mucha ja kogu see piirkond oligi siis ka selliseks teele mineku kohaks paljudele ristisõdijatele ja hiljem kulges siit läbi siis varustustee ja kaubandus. Ning astume siit sisse ka. Filmimisega on natuke ettevaatlik, sest me ei olnud kirikus päris üksi ja inimesi teisi ei soovinud kaamerasse jäädvustada. Mis läks ka päris hästi korda, ütleme siis niiviisi. Ja loomulikult tagasihoidlik telefonikaamera, millega need videod praegu veel on tehtud, siis kõik ei võimalda näidata, aga need freskod pärinevad siis 13. 14. sajandist ja tegelikult on päris kaunilt säilinud. Selles mõttes üsnagi unikaalsed. Ja kogu see atmosfäär selles kirikus on selline, võiks öelda, väga veenev see ajastute kaugus kuidagi vahendub ja siin on ka mõningad arhitektuurilised detailid, mille kohta siis öeldakse, et need on väga vanad ja võib-olla lähevad tagasi päris siis 9. sajandisse. Need sellist sümboolikat, mis seostub võib-olla siis langobardidega ja Itaalia varasema ajalooga võiksid oletada, aga väga selliseid põhjalikke käsitlusi ei ole sattunud ka uurima. Siin on ilmselt neid detaile võimalik tuvastada ja ka see kantsel peaks olema siis, ütleme siis niiviisi, väga vana. Soojust on, võib-olla mitte nii palju kui eelmisel suvel, aga siin kirikusse sisse astumine ei ole selline tuttav jahedus, nagu me võime Eestis kogeda, vaid siin need temperatuurinumbrid väga ei muutu ja praegu kuskil see temperatuur on ligikaudu 32-33 kraadi, mis on täiesti meeldiv. Aga vahel kipub ka natuke
kõrgemate numbriteni jõudmas. Aga see kõik on loomulikult peamiselt üsnagi nauditav. Ja on need kirikud hoitud selles mõttes nagu autentsetena. Mõningasi hilisemaid selliseid hilisbarokseid lisandusi on siin olnud, aga need on eemaldatud. Ja praegu siin kirikus toimuvad ka üsna sageli kontserdid ja erinevad muusikaüritused väljas vabaõhualal. Ja ümber selle kiriku on siis tegelikult Mucha arheoloogiline park, kus on siis veel teisi vanu muistiseid ja jälgi vanemast asustusest ja on ka päris kena arutada. Asi on väga vajalik, et niiviisi, et üks reegel suvises Itaalias reisides ja viibides on see, et ühest e-kaevust ei tohi minna mööda, vaid tuleb sealt nagu osutust leida. Kõik on märg. Siin siis juba tagasi teel näha, kus just rahvast täis ei ole. Dresde ümbruses ja Dresdes väga tore, väga funktsionaalne bussiühendus, bussitransport, nii et praktiliselt igale poole kerge juurdepääs ja natuke tuleb neid kellaaegu uurida, aga bussid kulgevad täpselt ja ilma muredeta. Aga tegelikult see laskumine alla Muchasse on täiesti võimalik jalgsi, seda ka teinud. Võib-olla praegu natuke lihtsalt lõbusam ja siin siis juba Mucha keskuses tuttavad vaated. Armas väike sadam ja sellised majad, mis oli juhtunud lemmik gelato baar on remondis, ütleme siis niiviisi, aga neid leidub siin teisi, kus sama nurga peal ta oli. No, järgmine aasta eks näis, võib-olla on see kõik siin kenasti jälle tagasi ja loomulikult on. Kohe liigume Mucha keskväljakule, on siis niiviisi Raekoja plats ja siin siis linnavalitsuse hoone. Hästi näeb seal peal Veneetsia lõvi. Neid lõvisid on Muchas tegelikult päris palju. Võin oletada, et üle 10 lõvi leiab linna pealt kokku. Veneetsia siis väga selgelt on märkinud, et Mucha on temaga seotud ja ajalooliselt mingi periood see tõesti niiviisi on ja ennekõike see väljendab siis Mucha arhitektuuris. Ja seda näeb loomulikult ka sellest kirikust. Siin siis meil Duomo del Santi Giovanni e Paolo ehk siis Püha Johannese ja Püha Pauluse kirik. Siis ka see linnavalitsuse hoone ja näed, lõvi oli seal ka kenasti. Ja see kirik ehitama on hakatud 13. sajandil, aga juba ennem seda oli mingi sakraalhoone ning enam-vähem praeguse kuju ta saab siis kuskil 15. sajandil. Ta on ümber ehitatud, aga siin on näha siis ennekõike sellist päris omapärast kooti fassaadi. Võib-olla kõige kütkestavam see roosaken, mis tõesti on kaunis ja portaali kohal ka kujutus siis kolmainsusest. Jällegi sees on arhitektuurilisi elemente, mis on väga vanad. Mõned fragmendid freskodest, mis on tõenäoliselt päris selle kiriku algajast ja sisse vaadates jällegi täpselt sama soojus õhkub vastu. Ma ei tea, palju on kirikuid, mis on korraga pühendatud nii Pühale Johannesele kui Pühale Paulusele. On, aga võib-olla ka mitte kõige tavapärasem ja siin on protsessioonilaternad, erinevate usuliste vennaskondade protsessioonilaternad. Kirikus on olnud
barokkaltareid ja üksjagu palju rohkem kaunistusi, aga 30ndate lõpul siis tehti selline viimane restaureerimine, kus kõik see võib-olla liignesid eemaldati. No, võib-olla sellisele luterlikule arhitektuurilisele maitsele tuleb nagu tuttavam ja see on just kohale. Aga selle hoone nagu originaalsus kenasti välja toodud ja siin Muchos viibides siis niiviisi regulaarsed jumalateenistused, kontserdid, muudki pidulikud üritused siin kirikus toimuvad. Pihikamber ka igati funktsioneeriv kirik ja toimib kogukond ka. Ja mis jäi nüüd mainimata, kõige vanem osa kirikust, kummaliselt terviklikult, kõige vanem osa kirikust pidi olema üldse kiriku kellatorn. Ma usun, seda ka näeme ja kiriku kellatornis olev kell, mis siis väidetavalt pidi pärinema 14. sajandist. No, see niiviisi on. Seda siis näha ja vaadata. Ja tavaliselt kellatornid võib-olla ei ole nii varased, aga juba tagasitee Trieste suunas kenasti veel vaatad Muchale ja siis Trieste sadam ka hakkab paistma. Vaata selline tore meretee. Mucha rannik ka, suured jahisadamad, üle 500 ankrukoha, mis siis pakutakse Puerto Rocco Mucha kesklinnast eemal ja jällegi ka tagasisõidul vast väga palju ei ole, aga teatud sellised õhtused ja ajaliselt sobivamad hetked, siis võib see reisijate hulk olla ka suurem, nii et sellega tasub kindlasti arvestada. Merereis siis alati väga tore ja rõõmustav. Nii et selline väike vaade ja loodetavasti millalgi tuleb ka teine video, kus on siis veel ühest arhitektuuriliselt veel kummalisemast kirikust mõningaid vaateid. Ja kõiki, kes neid videosid kannatlikult on vaadanud, siis võin ka lohutada, et uus kaamera on juba teel ja võib-olla see videoprojekt veel jätkub. Loodetavasti siis ka natuke kohasema kvaliteediga edaspidiselt. Tänan vaatamast.